Noorsootöö? Noorsootöö on töö, kus inimesed, kes on saanud selleks, ma arvan, spetsiaalse hariduse, tegelevad noortega, kellel on siis probleemid eraelus näiteks või kooliga. Arvates noorsootöö siis Malev, kus noored on huvitatud linna puhastada, kiriku ümbruseid, bussijaame, mis siis veel, tänavaid, koristada prahti igalt poolt. See on minu arvamus. Noorsootöö hõlmab noorte nõustamist ja abistamist. Mina arvan seda, et noorsootöö on hoolitseda noorte inimeste eest. Ja et neil oleks tegevust ja nad ei tegeleks kriminaalse eluga ja rohkem ma ei oska öelda. Noorsootöö. Sõna ise ütleb, et sellega, et on asi, millega ei tegeleta vanade inimestega, vaid ütleme aastas kuni 5–25, ma arvan, ja hõlmab väga laia tegevusala. Noorsootööd teevad, ma arvan, et inimesed, kes on õppinud selleks või saanud spetsiaalse hariduse. Tööd teevad siis need, kes tahavad abi pakkuda, aga abivalmsed inimesed on huvitatud sellest tööst. Noorsootööga tegelevad selleks õppinud spetsialistid, kellel on vastav haridus psühholoogiaga. Mina arvan, et noorsootööd teevad need inimesed, kes on ise kunagi noored olnud ja kellel on kogemusi, kes on abivalmis ja hoolitsevad ja. Tean, et on olemas koolides noorsootöö juhid, on meil linnas olemas noortekeskus ja igasugused muud üritused linnades, valdades. Tean, et tehakse mingisugused kampaania korras koristustöid, mingeid kontserte ja nii edasi. Ma arvan, et see peaks olema meil siin Raplas igal juhul noortekeskuses. Meil on niisugune avatud noortekeskus ja sealkandis tegelevad inimesed. Igal pool, kus on abi vaja, näiteks tehakse bussijaamad puhtaks, värvitakse üle kõik, kiriku ümbruseid puhastatakse, linna vahelt kordatakse igasuguseid konisi, prahte ja ma rohkem ei oskagi öelda. Noorsootöötajad tegelevad noortega kõikjal, kus neid on, koolides, omavalitsuste juures, noorte kriisikeskustes. Ja vist ongi nagu kõik. Mina arvan, et noorsootööd tehakse igal pool. Sellepärast, et öelge mulle üks koht, kus ei ole noori inimesi. Arvan, et asja juhivad need, kes seda on õppinud või siis tõesti väga aktiivsed ja pealehakkamist omavad noored. Aga olemas on ju koolid, kus seda asja täitsa õpetatakse ka kõrgemal tasemel. Ma arvan, et inimene, kes mõistab noori ja inimene, kes oskab noortega suhelda. See, kes on abivalmis, tahab linna puhtaks teha, on huvitatud väga sellest tööst ja sõbralikud, abi tahavad väga pakkuda ja ma olen ise ka selles huvitatud. Ja noorsootöötaja on väga hea suhtleja, mõistab noori ja oskab neile anda head nõu ja abistada. Mina arvan, et hea noorsootöötaja on see, kes ikka on alati isegi oma vabast ajast on nõus noori aitama ja kes ikka hoolib ja üleüldse on abivalmis. Nagu Jumala kingitus, Jeesus. Ma arvan, et ta on hea siis, kui tema piirkonnas on noortega kogu aeg midagi teha, olevad mingid üritused ja ei ole aega lihtsalt niisama mööda linna